Tere, mina olen Merit. Igal aastal umbes sellel ajal ma teen plaane järgmiseks aastaks, kokkuvõtteid eelmisest aastast ja võtan aega selleks, et märgata, millest ma unistan. Ja ma ei võta liiga suuri plaane endale, selles mõttes liiga tihedaid. Aga ma võtan oma 1, 2 või 3 ambitsioonikat eesmärki ja siis ma liigun nende poole. Ja sel aastal ma kutsun sind ka sellele protsessile kaasa, et sa saaksid vaadata otsa oma unistustele, oma sihtidele ja terve selle aasta plaanin ma sind aidata sellega, et ma omalt poolt saadan nädalas korra inspireerivaid küsimusi, mis aitavad sind reel hoida, et sa oma olulisi unistusi ei unustaks ja nende poole pidevalt liiguksid. Ma usun väikestesse sammudesse, harjumustesse, mis viivad lõpuks selle olulise sihini, mis on joondatud ka muidugi väärtustega. Selle aasta sisse kuulub iganädalane email, mille ma saadan sulle videoülesandena, mille üle mõtiskleda ja kuidas paremini reel püsida. Kogu selle aastase programmi mõte on see, et sul oleks pidevalt motivatsiooni, et sul oleks inspiratsiooni, et sa teaks, mis on sulle oluline ja kuidas hoida sellel fookust. Ehk siis edeneda niimoodi, et sa aasta lõpus saad öelda, et jess, see oli vaimustav aasta. Aga point on selles ka, et kogu selle aasta, kogu selle teekonna mõtled sa, et jess, see on mu kõige parem aasta. Ja sa naudid seda teekonda, seda teel olemist. Ehk siis ma saadan sulle kord nädalas videoülesande. Kord kuus on meil kuuteemaline, mis on 12 erinevat eluvaldkonda, grupimentorlus. Ehk siis ma räägin selle eluvaldkonna oma häkke, nippe ja mõtteid ja siis kuulame kellegi küsimust, millele mina siis vastan ja teised saavad ka muidugi oma mõtteid sinna sekka puistata. Ja soovi korral saab veel osaleda selliste väiksemate kohtumiste Zoomidel, ehk siis kus saab väiksemas grupis hoida siis kätt pulsil oma tegemistel. Kellele see ei ole, ma arvan, kellel ei ole ühtegi ambitsioonikat eesmärki ja kes ei soovi ka ühtegi ambitsioonikat eesmärki, kes tahab eluga lihtsalt vooluga kaasa minna ilma ise sekkumata. Sellepärast, et see on nendele inimestele, kes tahavad tunda elust rõõmu, kes usuvad, et elus on rohkemat kui see, mis praegu on sinu elus avaldunud. Et on okei, kui kõigil on täisväärtuslik elu, iga elutahk, rahuldust pakkuv. Ja kui sa oled valmis nii palju avatud olema, et sa võtad vastu inspiratsiooni ja usaldad, et see ühine motivatsioon kannab veel paremini kui see, kui sa üksinda asju teed ja pusid. Sest et tihtipeale öeldakse, et jaanuari esimestel nädalatel on jõusaalid täis ja suusarajad täis, aga siis hakkab ära vajuma, sellepärast et inimeste enda motivatsioon tihtipeale ei kanna rohkem. Ja märtsiks on juba unustatud, mis see aasta eesmärk oli ja juba ollakse selles oravaratas, mis on teiste poolt või sellised nagu ülesanded või siis lihtsalt üks asi viib teiseni sotsiaalmeedias ja selles mõttes aeg kulub lihtsalt näppude vahelt ära. Minul on selja taga läbipõlemine ja 5 aastat väike lapsega kahekesi elamine. Ja ma arvan, et sellest ma olen hästi palju õppinud seda, et ma ei pushi liiga palju. Ma teen neid nagu õigeid väikseid samme pidevalt ja olen endaga leebe. Ehk siis ma ei tee endale enam liiga, nii nagu mis mikroettevõtjatel sageli võib juhtuda, kui nad veel satuvad olema ka väike lapse emad ja eriti kui nad satuvad veel ka lapsega kahekesi elama. Kui laps oli väike, siis pani minu jaoks eriti hästi paika, mis on oluline ja kuidas hoida sellel fookust. Ja ma ei mõtle ainult oluline selles mõttes, et tervis ja laps ja pere, aga
selles mõttes, et ka tööalaselt, et on normaalne, et meil on tööalased ambitsioonid, et me tahame eneseteostust, et me tahame, et meil oleks mõju ja ka selline loominguline eneseväljendus, mis on igaühel olemas ja igaühel võimalik mingisugune tahk leida. Kui sa kardad, et sul aega ei ole, siis tegelikult minul on täpselt sama lugu ja see tähendabki, et see programm aitab sul hoida veel rohkem fookust, veel rohkem sihte paika seada ja otsustada sealt ka, mis on siis oluline või olulisem või milline siht on võib-olla teiste eeldus. Sellest räägime ka siis lähemalt selles programmis juba, sest mul on sellised häkid ja nipid ka. Programmi juurde kuulub veel kuu raamatu soovitus, ehk siis kui on kuu teema, 12 eluvaldkonda, siis sa saad iseseisvalt selle kohta uurida. Ja mega boonus on see, et need asjad, mis ma olen Hingele Pai koolitustena, webinaridena, e-kursustena teinud, need on sulle kättesaadavad. Selle jaoks, et mina olen teinud 1-aastase programmi, ehk siis 12 valdkonda minu valitud järjekorras. Aga kui sinul on mõni valdkond, mis jääb võib-olla oktoobri peale, on sinul fookuses juba veebruaris, siis sa saad ise sealt tarkusepesast valida mõne kursuse, webinari või mõne muu siis salvestuse, kus siis neid tarkuseterasid omandada juba ja avastada omas tempos iseseisvas õpikeskkonnas. Ja kui palju aega see sinult eeldab? No minimaalselt 10 minutit nädalas, ehk siis sa vaatad seda minu nädalavideot ja teed ära selle ülesande. Ja no natukenegi võiks olla sul aega selle enda jaoks olulise eesmärgi jaoks, aga samas see peaks alguses olema kas või natukene aega, kas või see 10 minutit. Ja head harjumused, head eesmärgid, head sihid on need, mis hakkavad ise seda teekonda nagu meelitama ja kutsuma ja isutama. Ehk siis alguses sa pühendad 10 minutit päevas või nädalas, siis 30 minutit. Et sa hakkad lihtsalt iseenesest leidma rohkem aega, sest et see annab sulle neid õnnehormoone, annab sulle tunnet, et sa oled midagi saavutanud ja teeb sind õnnelikumaks lihtsalt, rahulolevamaks. Ja sa ärkad iga hommik nagu rohkem nii, et yes, et sa tead, mille nimel sa ärkad ja sa tegutsed ja sa saad sellest seda head enesetunnet, enesekindlust, eneseusaldust ja sa julged suuremaid eesmärke seada ja väljakutseid vastu võtta. Ja väljakutsetest rääkides, iga kuu teema kohta on meil ka kuu väljakutse, ehk siis mingisugune harjumus või miniharjumus, mida sa saad katsetada kuu aega, 30 päeva, et kuidas sinu ellu see sobitub või millise modifikatsiooniga see sobitub. Et see on selline hea katsetus iseendaga. Ehk siis kohtume unistuste kiirendis ja mina olen sinu teejuht. Aitäh! See on minu ja mu abikaasa igapäevane metsarada. Iga päev ja igal aastaajal väga erinev. Selleks, et me saaksime hoo sisse unistuste kiirendis, alustame me juba 9. detsembrist ja ma hakkan sulle saatma 5 nädalat järjest kirju iga päev väikese paariminutilise video ülesandega. Ja siis on sul jaanuaris juba hoog sees ja detsembri lõpus 29. detsembril või siis salvestusel teeme me koos aastaplaanid või siis rafineerime neid, mis on sul juba tehtud. Ja siis naudime vaadet. Kohtumiseni.